No hüüdki kõvasti, mis tõukogune meil ees on. Jah, on, aga ma arvasin küll, et ega te ei tunne, et Araabia hobune on ka palju muutunud viimasel ajal. Kui te mäletate, missugune hobune oli meil nõukogude ajal või 30-40 aastat, siis Araabia hobust olid suuremad, aga näete, tänapäeval on nad väga elegantseks läinud ja tänu just sellele, missugune on nõudlus hobuse järgi. Selle järgi ka tegelikult hobuseid aretate, olgugi, et ta on Araabia tõug on ju puhtõve, täisvereline, ehk seal ei lubata kasutada teisi tõugusid, aga just nõudlus paneb hobuse aretusele paika ja kuna tänapäeval on Araabia hobusel, põhiline kasutus on show hobune ja just suurimad auhinnad saadakse tal näitustel, just osalemisnäitustel. Ja näete, ka selle jaoks on see hobune on ju ehtne, näitushobune, hästi elegantne ja väga sihukese välja peetud liikumisega, nii et kõiki seda hinnatakse näitustel ja sellele on nagu need auhinnarahad. No loomulikult kasutatakse Araabia hobust ka rännakutes palju, klassikalistes ratsaspordialadel vähe, aga just, et see tõug säiliks, siis kogu aeg otsitakse uusi teid, kus kasutada ja meil tänavasta näitusel käis väga autoriteetne liige Araabia hobuse tõukomisjonist proua Poolas, mis ütles, et need tõud väga populaarsed ja show ratsutamised, just kus pannakse inimestele rahvusriietega ja kõigiga, et need on väga populaarsed, nii et kogu aeg tuleb tööd hobuse kasutamisega. Aga meie ees on Araabia hobuseid on Eestis nüüd umbes 50 ja saadakse aastas 5-6 varssa. Ja müüakse nüüd siis teistesse riikidesse põhiliselt. Selle täku nimi on Ariman, tema on sündinud 2005. aastal ja tema on sündinud Rootsis. Ja nüüd omanik on Elle Lassi, kes on armunud sellest tõusse ja viimasel ajal on tema tallis sündinud palju Araabia tõugu varsu ja praegusel ajal on 6 hobust Araabia tõugu. Nii et kes on tahab sellist hobust koju, võtke Elle Lassiga ühendust. Ja näete, vaat see hobus on, ma tahaks jälle ütelda, et selle hobuse esitamine nõuab jälle spetsiaalset inimest ka, kes oskab niimoodi. Täpselt ühte jalga peab jooksma nagu hobune ja teiste tõugude juures ka eriti Araabia tõugu juures peab see esitus väga õige olema ja käsi peab palju kõrgemal olema, et pead üles hobune hoiaks. Nii et siin on omad nõksud. Ja see suurepärane esitaja täna on meil Anni Elisabeth Piirse. Araabia tõu aretajaks tunnistati Elle Lassi, aga ka see hobune ja kena neiu esindavad seda firmat. Aga kes võtab? Vaat kui tore, küll ma lugesin, et seal metsa sees ja küll oli keeruline nimi. Palju õnne ja proovime, kas nüüd sobib. Ja kohe sobib, palju õnne veel saab. No nii, aitäh, aga nüüd lõpetuseks tahaks tänada professor Oleg Savelit, kes on siiski ikkagi Eesti hobusekasvatajate poolt, kes on seda üritust ju tõulooma, ilma temata muidugi ei oleks seda olnud. Ja ma ei tea, kas tema järjepidevus on õppinud hobusemeestelt, aga ta isa oli ka hobusemees, et järjepidevus on ja midagi ei tohi ka raskete ajal pooleli jätta. Et see on see kõige edu tagatus, et järjepidevus peab olema ja olgu see bensiin või raske, 2 aastat jäi ära, aga et ta ikkagi jätkus, nii et hobusemeestuse poolt, Eesti hobusekasvatajate poolt.
Eesti Hobusekast seltsiliikmete poolt. Suur tänu Olevile tehtud töö ja loodame, et ta täna vastab kõikide meie noorhobust ülevaatusel žürii liige olnud ja me õpime ka temalt palju, nii et aitäh selle õpetajale ja ka selle ürituse ja kogu Eesti loomakasvatuse edasiviimise eest.